Pissikese beebi kõrvalt on uhke pidulaua katmine kindlasti pisut keeruline ettevõtmine. Aga tegelikult ei pea head jõuluroad ilmtingimata keerulised valmistada olema. Stiina ja kondiiter Merilin Siinpoeg meisterdavadki täna koos ühed lihtsalt valmivad, kuid väga maitsvad jõulumuffinid. Ma valisin meile täna retsepti šokolaadimuffinid, mis on vürtsitatud piparkoogi maitseainega. Et sellepärast just, et meil on jõulud tulemas ja need on väga lihtne teha, et eriti just beebi kõrvalt. Et võib-olla siis alustada. Kõigepealt sina võid alustada šokolaadi hakkimisega. Et väga peeneks ei peagi tegema. See võib olla ükskõik missugune šokolaad muidu või? No hea oleks tumedam šokolaad, et siis tuleb see maitse paremini esile. Väga peeneks ei tee, et siis jääb sellised mõnusad pooltunavad tükid siis? Jah, võivad olla sellised suuremad tükid. Siis mina vahustan muna ja suhkru. Siis ma valan siia piima. Ja õli. Tundub väga palju õli, ei? 100 grammi õli. Et ma kasutan või asemel õli sellepärast, et minu arvates jätab õli sellise niiskema tekstuuri muffinite sisse, et need ei tule nii kuivad. Pane kaussi 250 grammi nisujahu, seejärel pool teelusikatäit soodat, 2 teelusikatäit küpsetuspulbrit, 4 supilusikatäit kakaod, 1,5 teelusikatäit piparkoogi maitseainet ning loomulikult ka pisut soola. Ja nüüd sega kõik korralikult läbi. Ja siin, kus on mul need niisked ained, siin oli siis muna, suhkur, õli ja piim. Ja siis ma lõpuks segan need kõik kokku. Nii, kas sa oled šokolaadiga ühele poole saanud? Jah, ja siis läheb kõik kokku, jah? Siis võib jah, siia sisse valada kõik. Nii, ja nüüd ma segan kogu selle möksi siin kokku. Tuli mikselde? Ei, enam ei ole vaja mikserdada. Ja siis sa võid võtta selle muffini panni sealt. Ahi tuleks kindlasti juba 10 minutit varem 200 kraadi juurde sooja panna. Mis need põhikomponendid muffinitel on? Kindlasti pannakse, et siis ülendased juba šokolaadi võib ära jätta. Ja et šokolaadi võib ka asendada, et hoopis panna valget šokolaadi või piimašokolaadi, et see on oma valik, aga et põhiline oleks, et muna, suhkur ja siis rasvaine ja jahu. Meeles tasub pidada, et mida enam rasvainet, seda mahlasemad saavad muffinid. Mõned koostused aitavad ka selle mahlasusele kaaseks. Ma olen ise porgandi muffinid teinud, et need on ka hästi mahlased alati, see porgand on ise süke. Ja et see, kui jah, panna mingit sellist köögiviljapüreed sisse, et see tekitab jälle sellise täiesti teistsuguse tekstuuri. Kui see korvidesse palju neid siis peab panema niimoodi? Seda tuleks panna niimoodi, et 3/4 seda vormi oleks täidetud, et need kerkivad ka, et siis neil on sellist kerkimisruumi. See kogus, mida praegu tegime, see ongi enam siis sellise vormi jaoks? See jah, peaks tulema 12 tükki. Ahju keskele, jah? Jah, ja kuskil 15 minutit siis läheb aega. Seni, kuni muffinid ahjus küpsevad, võiks juba kreemi valmistama hakata. Selleks tuleb omavahel vahustada 200 grammi vahukord, 200 grammi toorjuustu, 2 supilusikatäit suhkrut ja 1 teelusikatäis vanillisuhkrut. Muffinid on nüüd meil siin valmis saanud. Ta on ilusti kerkinud. Jah, just natukene kuskil 10-15 minutit võiks lasta jahtuda. Siis on meil siin kreem. Kreemi ma panen pritskoti sisse, et siis on ilusam kaunistada neid. Kreemi võib muidugi ka lihtsalt lusikaga peale panna, aga seekord paneme pritskotiga.
Muffinid peaksid enne kreemiga katmist kindlasti täielikult jahtuda saama, sest muidu hakkab kreem sulama ja valgub laiali. Need punased pohlad tekitavad ka sellist jõulumeeleolu rohkem. Ilu. Ja siis ma veel raputan siia natuke. Ja siis paneb juurde. Raputan natuke piparkoogi maitseid peale. Ja põhimõtteliselt ongi valmis. On hea välimusele. Võib hakata maiustama. Kuigi Anne on veel liiga noor, et muffinitega maiustada, on see-eest Reigo rõõm suur. Järgmises beebipäeviku osas vaatavad Stiina ja Reigo tagasi möödunud aastale. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.